Navigaatori töötoa eesmärk on tegelikult lihtne. Anda teadlasele arusaam ja tööriistad juhuks, kui ta tahab oma teadust äristada, litsenseerida, ehitada ettevõtet. Seda ei pea tegema, aga tekitada võimalused ja anda edasi õiged mõtteviisid, mis teda sellel teekonnal võiksid edasi aidata. Eestis ja maailmas teadlased iga päev leiutavad midagi väga lahedat. Enamus nendest asjadest ei saa inimesed kunagi teada. Ja selleks on erinevaid põhjuseid, aga tihtipeale põhjused teadlased liiguvad järgmise asja juurde edasi, sest neid huvitab järgmine asi, neid huvitab see teaduse tegemine. Ja on liiga vähe teadlasi, kes mõtlevad, et kuidas see viia inimesteni, kuidas see viia reaalsusesse. Ja sellepärast on hästi lahe siin olla toatäie teadlastega, kes vähemalt mõtlevad selle poole. Ma soovitaksin Navigaatori töötuba kõikidele teadlastele, kes on juba oma teadustöös jõudnud sellisele tasemele, et neil on valmis juba mingi idee või hüpotees ja siis tuleksid ja vaataksid, et kas sellel on nagu ärilist potentsiaali ning saaksid natuke võib-olla ka koguda oma mõtteid tuleviku osas. Kõigile tudengitele, kes peamiselt siis loodusteaduste tudengitele, kes uurivad midagi, millesse nad ise usuvad ja vähemalt praegu arvavad, et sellest võiks olla kasu ka teistele. See, kas sellest ka tegelikult kasu on ja kas kõik need hüpoteesid täidetakse, selgub juba hiljem, aga üldiselt kõigile tudengitele, kellel on midagi, millesse nad usuvad. Ma arvan, et sellest töötoas osalemine oli minu jaoks väga vajalik ja kasulik, sest ma sain aru, et ainult väga heast teaduslikust ideest ei piisa ja tegelikult on vaja märksa rohkem aru saada ja mõista, mida vajab turg ja milline on äripotentsiaal sinu ideel. Ma arvan, et seda ülikoolis ei õpita ja seda tuleb ikkagi juurde õppida. Siin ma sain tuttavaks nende inimestega, kelle poole tulevikus ma sain pöörduda, et küsida midagi, sest et need on need inimesed, kellel on kogemus. Siin on väga toetav keskkond, head mentorid, kes suudavad anda nõu sulle sinu konkreetses olukorras ja suunata sind saavutama rohkem ja mitte lükkama neid asju edasi. Teadustöö iseenesest ei ole investoritele atraktiivne. Atraktiivne on selle elluviimine, selle juurutamine. Ja seal me vaatame peamiselt kahte asja. Tiim on võib-olla kõige olulisem. Ja teiseks siis, mis on nende see loodetavasti läbimurdev tehnoloogia, mis selle tiimi töö tulemusena loob mingi uue väärtuse. Ja olles kapitalistid, ma loomulikult vaatan, mis see rahaline võimalus seal on. Ja kui seal on mingid positiivsed muud aspektid juures, siis see võib ka muuta selle huvitavamaks. Et mina töötan Rootsi Norskeni Polv fondiga, me oleme impact investorid. Me alati vaatame, et kas siin on mingisugune positiivne alguse siis kliimamõju, tervishoiu mõju, ravimite turule toomine muutub kiiremaks, odavamaks, mis iganes. Et erinevatel investoritel on natukene erinevad aspektid, aga jah, et see tiimi ja selle idee ja nende võimekus asi ellu viia kombinatsiooni. Et kui sa oled teadlane, siis justkui ettevõtjaks hakkamine on teaduse reetmine või iseenda reetmine või see nagu ei ole sünnis. Aga tegelikult on ju see, et see, kuidas kõige suuremad maailma muutvad leiutised on maailma jõudnud, on sageli ikkagi läbi äriettevõtete kaudu. Et kas või see, et inimene käis kuu taga just, oli kombinatsioon sellest, et seal on väga palju teadust,
aga seal peab olema ka väga kõva äriline mõtlemine, raha kaasamine, raha leidmine, kõik see, et see saaks juhtuda. Ja see ei sünni niisama, selleks on vaja teadmisi väga erinevatest valdkondadest ja see müüt on üks, mida ma küll tahaks näha lähiajal kuidagi lahustumas. Ja teine müüt, mida ma ka päris palju kohtan koostöös teadlastega, on justkui see, et ettevõtjad ja teadlased on väga erinevad, olemuslikult väga erinevad tüpaažid, aga tegelikult see ei ole nii, sellepärast et mis teeb heast ettevõtjast hea ettevõtja ja mis teeb teadlasest hea teadlane, on suur uudishimu ja soov avastada midagi uut ja midagi uut maailma luua. Üks müüt, mida me kuuleme teadlastelt, on see, et kui ma nüüd hakkama teadust kommertsialiseerima, siis see tähendab, et ma pean hakkama ettevõtjaks ja hülgama akadeemilise elu ja teaduse. See ei ole tõsi. On viis, et sa saad jätkata ka akadeemias ja oma teadust saata ühiskonda ja turule. Aga kui sa soovid seda teha, siis me oleme näinud, kuidas teadlased tegelikult võtavad selle omaks, et olla ettevõtja ja hiljem räägivad sellest, et teist varianti ei olnudki. Julgemat pealehakkamist ja katsetamist selles mõistes, et klientidega rääkimist, arusaamist, turust, seal ei ole tegelikult sellises faasis eriti mingeid riske. Inimestega võiks rääkida, neilt küsida, millised mured neil on, millised probleemid neil on, kas nad on täna sellele lahenduse leidnud ja see innustamine ongi see, mida me siin ka oleme mitu päeva teinud, et hakka lihtsalt peale. Tule osale Navigaatori programmis ja avasta, kas sinu teaduse teel on väärtus ühiskonnas.